Mina olen Aleksandra Mina olen Elis ja käes on suvi. ja on aeg ühe ägeda festivali meigi jaoks, nii et täna õpime, kuidas panna endale glitterit. No nii, hakkame vaatama, milliseid sädelusi meil siis täna siin proovimiseks on. Kõigepealt on olemas sellised sädelused, glitterid, mis on puhtalt, ainult ongi selline glitter, sellised väikesed helbekesed, mis kõik sädelevad. Nii, need on meil siin. Näiteks see sinine, lilla, kuldne ja must. Samuti siin siis teistsugune lilla ning roosa. Siin on siis ainult sellised sädelevad tükikesed sees. Kui me aga vaatame seda oranži, hõbedast või valget, siis me näeme, et siin sees on ka sellised valged helbed, mis ei sädele, vaid lihtsalt annavad värvi. Lisaks glitterile on olemas ka siuke chunky glitter, milles siis on natukene siuksed suuremad glittertükid, nagu näiteks meil siin on siuke tume must või siis siuke lilla, et sa kohe näed, et siin on nagu siuksed suuremad tükid sees. No nii, aga kuidas siis kinnitada nii neid helbeid kui ka glitterit enda nahale? Kindlasti sa vajad mingisugust kleepuvat nii-öelda alust, et see kinni jääks. Üheks heaks variandiks on, näiteks kui sul on mõni huuleläige, siis võid enne panna nahale huuleläiget ning siis glitterit peale. Kui sul aga seda pole, siis kasutada võid ka spetsiaalselt glitterikeele, mis on just siis selle jaoks välja mõeldud. Nii et need on piisavalt tõrnad, et võid ka näole glitterit panna. Hästi oluline on see, et sa kasutaksid kindlasti spetsiaalselt keeli või midagi, mida tohib näkku panna, sellepärast et mingi pulgaliim või kodus leitavad liimid kindlasti näkku ei sobi ja seda ei tohi kasutada. Täpselt nagu iga uue tootega kindlasti igaks juhuks katseta seda keeli, et see ikkagi sinu näonahale sobiks. Kui sa tunned, et sul tekib mingi ärritus, läheb punaseks, siis kindlasti kohe loputa veega maha ja ära siis seda keeli enam kasuta, vaid proovi näiteks huuleläiget. Kui sa vaatad siia potsiku alla, siis sa võid leida sealt vihje selleks, et glitterit ei tohiks kasutada silmade või huule ümbruses. Tegelikult on nii, et glitter ei tohiks kindlasti sattuda sulle kuidagi silma sisse ega suhu, et selleks ta ei ole mõeldud, aga kui sa tahad teda silma peal kasutada, siis lihtsalt tee hästi ettevaatlikult, et see ei satuks sulle kuidagi silma sisse. Glitterit oma kehalt võid eemaldada seebi ja veega, see on ka siin all kirjas. Kuid kui see on sul näos, siis kasuta ikkagist näo puhastamiseks mõeldud vahendeid, näiteks mitsallaarvet, näokeeli, näopiima või mingid muud näopuhastusvahendid, mis sul parasjagu kodus on. Ta tuleb maha väga kergelt, et ei pea selle pärast muretsema. Üks koht, kuhu võiks glitterit panna, on näiteks silmanurka, aga seda on kõige lihtsalt panna niimoodi, et ma teen kõigepealt pasta valmis. Ja seda pastat tehakse niimoodi, et ma võtan seda fikskeeli, panen seda natuke oma käe selja peale, sörtsukese, niimoodi, ja siis lisan glitterit, mida ma soovin. Nii ma võtan näiteks täna seda, panen seda ka siia käe peale natuke ja siis segan selle kokku, näiteks vatitikuga. Selliseks ühtlaseks massiks. Niimoodi. Ililogi, keel valmis, pasta valmis. Ja seda pastat siia silmanurka on väga lihtne panna kas vatitikuga või kui sul on mingi pisikene pintsel, sa võid sellega ka panna. Ma võtan siit seda pastat, niimoodi natukene, mitte liiga palju ja lihtsalt panen niimoodi siia silmanurka ja ajan natukene laiali. Nii, ja siis paneme teise ka. Nonii, nüüd ma näitan teile, kuidas panna glitterit siia silmalaineri peale. Kui teil silmalainerit alla pole tehtud, siis tegelikult saab ka ainult glitteriga teha väga ägeda silmalaineri. Igaks juhuks aga kordan üle, et kui sa hakkad glitterit kasutama, siis mõtle väga hoolikalt läbi,
kus sa täpselt seda kasutada tahad. Et kui sa paned sinna, kus Aleksandra pani, kui sa paned sinna, kus mina panin ja kõik korraga paned veel äkki natuke ka põse peale, et siis lõpuks su nägu lihtsalt üleni läigib. Et glitter töötab kõige paremini nii, kui sa valid ühe pisikese koha ja teed sinna natukene, siis ta lisab sükest ägedat aktsenti sinu meigile. Nii, mina tegin siis samuti pasta juba käe peale valmis ja nüüd selle laineri tegemiseks siis võib-olla peaksid kasutama kas mingit väga peenikest pintslit või näiteks kulmupinslit, et siis sul on lihtsalt kergem seda teha, et vatitiku ots on võib-olla natukene liiga lai. Nii et võtame hästi natukene glitrit ning hakkame panema siia ripsme joone peale. Nii, väga palju ei ole vaja panna, natukene. Kui sa oled mõlemale silmale glitri ära pannud, siis tegelikult ole natuke ettevaatlik, sest see keel peab veel kuivama. Et kui võib-olla silmad niimoodi kohe hästi suurelt lahti lüüa, siis võib-olla tekib teil siia ka siuke glitrijoon siia kulmu juurde. Et oodake rahulikult, kuni glitter ära kuivab. Lisaks silmadele on väga populaarne festivali meigis glitrit kasutada siin põsesarnadel ja siin natukene külje peal. Nii et nüüd me näitame, kuidas sinna soovi korra saad glitrit panna. Üks variant on, et sa teed samamoodi, et sa teed kõigepealt pasta käe peal valmis ning siis lihtsalt näpuga kannad põsesarnadele, kuid on ka teine variant, et te võite panna keeli ennem alla ja siis glitri peale. Nii et proovime seda varianti nüüd. Nii, üritame siis panna glitrit siia külje peale ja natuke siis siia põsesarnale. Nii et võtame näpuga siis keeli, tupsutame, ajame niimoodi laiali. See keel kuivab tegelikult üsna kiiresti, nii et sa pead suhteliselt ruttu selle glitri siia peale saama. Selleks, et meil ei juhtuks glitriga suurt õnnetust ja terve see glitter ei oleks meil toas laiali, siis võite koputada natukene korgi sisse. Nii, ja nüüd võtad selle sama näpuga natukene siit korgist ja hakkate siia tupsutama ning laiali ajama. Nii, ja väike soovitus on ka, et võib-olla mitte väga paksult seda panna. Et siis jääb selline väikiv. Glitrit saab panna ka rohkem, et kui sa paned rohkem keeli ning paned rohkem seda glitrit siia, siis saad ka sellise väga sädeleva koha teha. Aga see on juba selline, mis käibki ainult festivali meigi juurde. Nii et juhul, kui sa lähed kuskile suvisele festivalile, siis on selline asi okei, aga igapäeva meigis on seda kindlasti liiga palju. Kolm asja, mis sa võiksid tänasest videost endale meelde jätta. Esimene asi, glitteri jaoks on oma aeg ja koht, nagu iga teise meigiga. Nii et kindlasti jälgi, millal sa seda paned ja kuhu sa lähed sel päeval. Glitri kinnitamiseks näole kasuta ainult selleks ette nähtud keeli või mingid muud vahendid, mis on juba näo jaoks mõeldud. Näiteks nagu huuleläige. Ja kolmas asi, mis sa võiksid täna meelde jätta, on see, et kindlasti vali üks koht, kuhu seda glitrit paned, näiteks kas siis silmanurka, siia laineri teed või panedki siia põsesarnale. Ja kui sa paned silma juurde, kas siis siia silmanurka või teed selle laineri, siis kindlasti ole hästi ettevaatlik, et seda glitrit sulle silma ei läheks. Me loodame, et teile meeldis see video. Ja soovime teile kaunist suve ning loodetavasti saad palju seda glitrit kasutada. Just, nii et kunagi järgmise korrani ja tšau!